Tere siis kõigile kuulajatele, kes on siis otsustanud täna minu koolitust kuulata. Olen Elve Adamson Andmekaitse Inspektsioonist ja räägin siis täna avaliku teabe seaduse rakendamisest, nende probleemidest ja eksimustest. Oma koolituse olen ma üles ehitanud siis 4 osas, et üldse aru saada, mis see avalik teave on, siis esimeses osas räägime sellest, mis on avalik teave, kellele see kohaldub. Teises osas räägime siis teabenõuete täitmisest, mis on üsna problemaatiline ja toob meile hästi palju vaideid sisse. 3. osas räägime sellest, millest keegi kunagi midagi ei tea, mis on juurdepääsupiirangud, kuhu neid panna, kas üldse panna ja mida panna. Ja 4. osa on siis dokumendiregistrid, mis on siis saanud üsna populaarseks, aga ka eksimusi on seal üsna palju. Aga alustame siis otsast peale. Kõigepealt, kust üldse tuleb see avaliku teabe korraldus meie õigusesse, on avaliku teabe seadus, mis võeti vastu 2001. aastal, mis tähendab, et juba 20 aastat tagasi. Vahepeal on teda küll natukene täiendatud ja muudetud, kuid põhinõuded on ikka samad, mis tegelikult tähendab seda, et ta on üsna paberkandjal oleva dokumentatsiooni arvestades loodud ja tekitab mõningaid probleeme digitaalsete dokumentide puhul. Andmekaitse Inspektsioon on siin omalt poolt püüdnud ka anda juhiseid, mis on siis leitavad meie veebilehelt. Selleks on seal avaliku teabe seaduse üldjuhend, andmekogude juhend ja vastuseid saab ka oma küsimustele tihti korduma kippuvate küsimuste alt. Siiski pean siin märkima ära seda, et juhendites võib olla mõningaid lünki või puudujääke selles osas, et kõiki asju ei ole jõutud uuendada viimaste muudatustega, aga üldpõhimõtted on ikkagi samad, seega üks ühele päris üle võtta võib-olla kõike ei saa, et peaks vaatama, kas mõni säte on seaduses vahepeal ka muutunud. Püüame siiski jõudumööda teda siiski ajakohasena hoida, et teil oleks võib-olla abi ja juhendeid mingi olukorra kohta saada informatsiooni. Mis see avalik teave siis üldse on? Seadus ütleb, mis tahes viisil, mis tahes teabe kandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on loodud või saadud avalikke ülesandeid täites. Ja sellele avalikule teabele peaks olema siis juurdepääs kõigile vaba, aga siin on üks piirang siiski ka kehtestatud, et teave, millel on kehtestatud juurdepääsupiirangud, sellele kõik juurde ei saa. Selleks peab siis olema õiguslik alus, millisel juhul sellist teavet saab. Kes on siis teabevaldajad? Kõigepealt on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Need on siis teabevaldajateks reeglina kogu selle teabe osas, mis nende valduses on. Nendele laieneb ka avaliku teabe seadus täies ulatuses. On veel äriühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud teatud juhtudel teabevaldajaks. Nemad on siiski piiratud teabevaldajad ja neile laienevad teabevaldaja kohustused ainult juhul, kui nad täidavad avalikke ülesandeid või on saanud riigilt kas siis toetustena või avalike ülesannete täitmiseks eelarvelisi vahendeid. Üsna tihti arvatakse siin seda, et kui tegemist on riigi äriühinguga, mille omanikuks on riik või siis ka kohalik omavalitsus, et nemad on siis teabevaldajateks täies ulatuses. See on ekslik arvamus. Nemad on siiski teabevaldajateks ainult piiratud ulatuses. Seda põhjusel, et tegemist ei ole avaliku sektori asutustega, vaid tegemist on eraõiguslike juriidiliste isikutega, mis piirab siis seda avaliku teabevaldajaks olemist. Et kogu see teave, mida nad siis teevad ja rahad, mida nad ise teenivad, nendele avaliku teabe seadus ei laiene. Miks siis üldse seda avaliku teabe seadust vaja on või mis selle eesmärk on, et mida ta siis nii-öelda annab meile või milleks siis teda vaja on? Esimene eesmärk, milleks see seadus on loodud, on saavutada avaliku võimu teostamise läbipaistvus. Et võimalikult läbipaistev oleks kõik see, mida riik ja riigiasutused organid teevad. Et see oleks inimestele arusaadav ja et seal ei oleks varjatud tegevust.
samuti on üheks teiseks eesmärgiks võimaldada avalikkusel kontrollida avalike ülesannete täitmist. Kas riik täidab kõiki neid ülesandeid nii, nagu seaduses on ette nähtud? Ja kolmandaks selliseks suuremaks eesmärgiks on võimaldada siis igaühel selle teabe operatiivne kättesaamine, mida tihti läheb ka siis vaja oma õiguste ja kohustuste realiseerimiseks. Siiski tahaks rõhutada siin, see on küll nüüd rohkem teabenõudjatele, et ka seda õigust saada kõike seda teavet ja juurdepääsu sellele esitada teabenõudeid tuleks kasutada siiski õiguspäraselt, mitte nii-öelda riigiasutusi koormata ja pahatahtlikult, et lihtsalt kontrollida, kas asutus kõiki nõudeid täidab, mis paneb teinekord riigiasutustele ikkagi väga suure koormuse, kus tuleb korraga kümneid ja kümneid teabenõudeid lihtsalt selleks, et kontrollida, kas riigiasutus jõuab õigel ajal kõikidele vastata ja teha. Et alati tuleb ka arvestada sellega teabenõudjatele, et nemad ei ole ju ainsad. Et üsna sage on see olukord, kus esitatakse teabenõue, ka meie asutusse on tulnud ja järgmisel päeval öeldakse, et miks ma vastust ei ole saanud. Kui me ütleme, et vastamise tähtaeg on 5 tööpäeva, siis nad ütlevad esimese asjana, aga tuleb ju vastata viivitamatult. Jah, loomulikult teabenõudele tulebki vastata viivitamatult, aga viivitamatult tähendab seda, et mitte asjata, raisata aega ja oodata seda 5 tööpäeva, vaid esimesel võimalusel, kui see on võimalik. Samas võib ju olla mul 10 sellist sarnast teabenõuet ees, siis ei saa eeldada, et ma kõigile jõuaksin viivitamatult vastata. On ka päris hulk teavet, millel siiski avaliku teabe seadust ei kohaldata. Üks selline teabeliik on riigisaladus. Kui mingile dokumendile on pandud tempel, et see on riigisaladus, siis sellele avaliku teabe seadus ei laiene. Selle peale ei saa ka kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile esitada, sest Andmekaitse Inspektsioon ei teosta järelevalvet riigisaladuseks tunnistamise üle. Kui on siin kahtlus, et kas mingi dokument peaks või võiks olema riigisaladus, siis tegeleb sellega Kaitsepolitseiamet ja Kaitseministeerium. Siis tuleks juba piirangute õiguspärasusest pöörduda nende poole. Avaliku teabe seadust ei rakendata ka juurdepääsu võimaldamisel avalikele arhivaalidele, välja arvatud siis juurdepääsu piirangud. Siin tuleb siiski tähelepanu pöörata sellele, et arhivaalide puhul mõeldakse siin neid arhivaale, mis on arhiiviasutustes, mitte asutuse arhiivis. Kui igal asutusel on oma arhiiv ja kus on dokumendid, nendele laieneb siiski avaliku teabe seadus, kui sealt küsitakse mingeid dokumente. Kui me aga küsime dokumente riigiarhiivist või näiteks linnaarhiivist, mis on arhiiviasutused, siis sealt teabe väljastamise osas avaliku teabe seadus ei kohaldu. Samuti ei kohaldu märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise korral avaliku teabe seadus, mida tavaliselt ikkagi eeldatakse, et Andmekaitse Inspektsioon teostab ka nende üle järelevalvet, siiski ei teosta. Pärast räägime natukene lähemalt ka, mis nende erinevused on, et te saaksite aru, millisel juhul siis on avaliku teabe laieneb millisele vastamisele ja millisele mitte. Siis võib ka olla erisusi eriseaduses ja välislepingutes sätestatud juurdepääsu tingimuste osas. Kuna avaliku teabe seadus on üldseadus, siis eriseadusega võib päris paljudel juhtudel olla erinev juurdepääs avaliku teabe seadusest mingitele dokumentidele. Kui eriseadus sätestab teisiti, kui on avaliku teabe seaduses, siis tuleb lähtuda eriseadusest. Teabe avalikustamise viisid, kuna avalik teave peaks olema kõigile avalikult kättesaadav, siis on mitmeid eri viise, kuidas seda teavet on võimalik siis avalikustada. Esimene asi on asutuse võrguleht, kuna teabevaldajad reeglina peavad pidama võrgulehte, siis üsna oluline on see koht, kus tuleks siis avalikku teavet avalikustada. Avaliku teabe asutustel on ka siis dokumendiregister, kes on teabevaldajad. Dokumendiregistri pidamise kohustus. Üsna suur osa dokumentidest, kirjavahetustest asutuste vahel on selles dokumendiregistris ja selle kaudu tuleks siis juurdepääs võimaldada. Samuti on Eesti teabevärav üks koht, kus asutused peavad enda kohta teavet avaldama ja kõige suurem osa ikkagi, millega meil tuleb igapäevaselt tegeleda, on siis teabenõuetele vastamine.
kas vastatakse konkreetselt, korrektselt või keeldutakse siis täitmiseks, kui selleks on õiguslik alus, aga see moodustab ikkagi üsna suure osa. Kui asutus peab korrektselt nüüd oma veebilehte ja dokumendiregistrit, siis on see võimalus, kus teabenõuete osa jääb väiksemaks, sest mida rohkem teavet on avalikustatud juba eelnevalt, seda vähem on vajadust inimestel esitada teabenõudeid. Päris siiski seda välistada ei saa, sest on osa teavet asutustel, mida ei pea avalikustama aktiivselt ja seda saab siis küsida teabenõude korras. Teabe avalikustamise viisid. Mis siis on? On kaks põhilist viisi, mis päris palju tekitavad ka segadust. Aktiivne avalikustamine. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et asutus avalikustab kas siis oma veebilehel või ka kuskil mujal teavet ise oma algatuslikult, ilma et keegi peaks selleks mingisugust teabenõuet esitama või seda küsima. Seadus on ka andnud andmete või teabe loetelu, mida asutus on kohustatud siis oma veebilehel ise avalikustama. Selles sättes tuleb vaadata igal teabevaldajal, mis tema kohta käib, sest seal on erinevused nii avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele kui riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustele. Et kui ikka asutusel sellist teavet üleüldse ei ole, näiteks riigiasutusel ei ole mingit juhatuse liikmete nimekirja või muid selliseid asju, siis loomulikult seda ka avalikustada ei saa. Küll aga tuleb avalikustada see, milline teave on seal olemas. No riigiasutuste puhul või ütleme teabevaldajate puhul, kui me loeme riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi, on näiteks ametijuhendid, asutuste ja struktuuriüksuste põhimäärused, dokumendiregistrid, privaatsuspoliitikad, et need peaksid siis olema kõik avalikult kättesaadavad, milleks siis inimene ei pea esitama teabenõuet. See peaks olema veebilehel juba iseenesest ajakohane ja olemas. On ka selline säte, et tuleb avalikustada teabe vara, elu, tervise ja ohu kohta ning sündmuste ja faktide kohta, mille puhul siis on eeldada avalikkuse huvi. On olnud siin kaebusi selle peale, et inimest mingisugune tegevus asutusest huvitab, et miks seda ei ole avalikustatud, et see säte ju ütleb, et peaks seda avalikustama. Selle sätte all on siiski nagu mõeldud eelkõige selliseid suursündmusi, kus on suured tulekahjud, reostused, mingi kuritegevusega seotud asi, mis võib külvata hirmu inimeste seas, et selliseid suuri sündmusi, mitte igat väikest kogukonna sündmust, kui tänaval keegi millegiga hakkama sai, et kõike neid asju nii-öelda ikkagi avalikustama veebilehel eraldiseisvalt ei pea. Teine pool on siis see passiivne avalikustamine. Põhimõtteliselt võiks ka öelda, et see avalikustamine on nüüd see, mis on siis teabenõude korral teabe väljastamine. Sest asutustes on üsna palju ju sellist teavet, mida seadus ei kohusta avalikustama, aga mida asutusel on olemas ja sellist teavet on siis võimalik küsida teabenõude korras, kui sellele ei ole siis nüüd kehtestatud juurdepääsupiirangut. Samas on ka sätestab seadus üsna pika nimekirja siis teabest, millele seadus ei luba juurdepääsupiirangut kehtestada. Kui tegemist on sellise sättega või sellise teabega, millele seadus ei luba kehtestada, siis ei saa sellele piirangut kehtestada ja see teave tuleb väljastada. Probleeme tekitab nüüd see, et ütleme, et näiteks selliseks teabeks võiks olla, et riigi eelarvest makstud vahendite kasutamine, millele seadus ei luba kehtestada juurdepääsupiirangut. Kui me nüüd võtame näiteks, et sotsiaaltoetused makstakse ka riigi eelarvest või kohaliku omavalitsuse eelarvest, siis jah, sellele rahale palju on makstud, sellest riigi eelarvest toetusi on avalik teave, aga kellele on makstud, see siiski ei ole avalik teave, sest see võib siin riivata tema eraelu puutumatust. Kui sellist teavet ei saa avalikustada veebilehel ja võib-olla ka ei pea avalikustama veebilehel, siis teabenõude korral tuleb välja anda see osa teabest, millele piirang ei laiene. Mis tähendab seda, et seal loetletud sätetest tulevad ikkagi ka dokumendid üle vaadata, et olenema küll, et ei tohid kehtestada sellest dokumendis sättes olevale teabele piirangut, võib seal siiski olla ka mingi osa teabest, mis on piiranguga. Et neid dokumente tuleb vaadata ja sellisel juhul väljastada siis osaliselt need dokumendid, kui küsitakse. Eksimused siis veebilehel. Aastate lõikes oleme siin nüüd läbi viinud seireid, mis kõige rohkem on siis silma hakanud seal,
et üsna palju on nendel veebilehtedel aegunud teavet. Toome siis mõne sellise näite, et kui ma lähen näiteks otsima riigihankeid või riigihangete kohta teavet, ma leian sealt 2014-16 teabe, aga ma ei leia sealt käesoleva aasta teavet. Jah, ta võib kusagil olla isegi olemas, aga esimene asi, mille ma sealt kätte saan, on siis aegunud teave. Teiseks selliseks asjaks on teave on raskesti leitav. Lähed otsid veebilehelt, peaks olema iga teave leitav loogiliselt 2-3 kliki puhul. On tihti selliseid asju, et otsime ka otsisõnadega, ei tule teave välja ja pärast juhuslikult satud selle teabe peale, et tegelikult on ta ju veebilehel olemas. Et selliste raskesti leitavate dokumentide puhul või teabe puhul ma võin tuua paar näidet. Kunagi hästi ammu, kui me tegime jälle ühtegi seiret ja kirjutasin asutusele, et teil ei ole seda teavet veebilehel avalikustatud. Loomulikult sain ma järgmisel päeval telefonikõne ja öelda, et mis te räägite, et ei ole. Et meil kõik see teave kenasti avalikustatud, et nüüd ilma asjata nii-öelda tegite meile märkuse. Palusin siis sellele asutusele, et olge kena, juhatage mind siis avaliku teabe juurde, mida ma ütlesin, et teie veebilehel ei ole, aga minge sinna või tulge minuga koos avalikust vaatest, mitte oma sisevaatest. Läksime siis koos seda otsima, otsis ka see inimene tükk aega, seda ütles, et pagan, ma ei leia ise ka, aga ma tean, et ta peab olema. No tore on, kui ta on ja peabki olema, aga kui ikka seda leida ei ole lihtsalt võimalik, siis vaevalt, et enamik inimesi neid ka üles leiab, sest arvestades seda, et mina käin seal üsna tihti otsimas, kui mina seda üles ei leia, siis ma olen üsna veendunud, et päris palju teisi inimesed ka seda üles ei leia. Või teine selline näide, mis oli siis jälle esitasin märkuse, et teave ei ole leitav, sain täpselt samasuguse telefonikõne, et on mul ju leitav, läksime jälle koos otsima, jah, oli tõepoolest leitav, aga tumesinisel taustal musta tekstiga. Üsna silma torkamatu, et selliseid asju tuleks mõelda ja vaadata, et kui lihtsasti ja kui kergesti on ta kättesaadav, seda ei tasu kunagi vaadata oma sisevaatest, sest sealt te teate täpselt, kus te miskit asja üles laete, vaid vaadake seda avalikust vaatest, kus kodanik seda vaatab, kas te sealt ka leiate selle ülesse. Ja muidugi on üsna palju ka sellist asja, et kui jälle kontrollida neid veebilehti, siis seesama teave, mis on sätestatud selles paragrahvis 28, mis peab olema veebilehel kättesaadav, seda lihtsalt ei ole seal. On jäetud siis kas siis panemata või ei ole siis peetud vajalikuks panna. On ka selliseid asju, et kui veebilehtesid uuendatakse, siis mõni asi on läinud kaduma. Kontrollige need asjad üle. Et inimene läheb ju ikkagi seda teavet otsima sellest avalikust vaatest ja seda rohkem te saate ka igasuguseid teabenõudeid ja kaebusi selle peale, kui need asjad korras ei ole. Siin on igal asutusel võimalik üsna palju endal ära teha, et mitte meiega siis kontakteeruda sel teemal, et jälle mingisugune teave on siis avalikustamata. Et mis viimasel ajal on mulle hakanud silma just omavalitsuste puhul, küll võib leida sealt määruste eelnõud, kuid nad peaksid olema koos seletuskirjadega enne nende vastuvõtmiseks esitamist. Et ma väga vähestel olen neid seletuskirju seal leidnud. Tõsi, seadus ei ütle, kui kaua nad peavad seal avalikud olema. Võib-olla ma ka vahel ei ole juhtunud sinna õigel ajal peale, aga siiski üsna tihti on see, kus need ei ole leitavad. See on nüüd üldine osa siis veebilehtedest ja teabe avalikustamisest, mis on siis avalik teave, et see kõigepealt, et sellest aru saada, saame edasi minna siis järgmiste detailsemate asjade juurde, mis siis peaks olema kättesaadav ja mida siis avaliku teabe seadus nõuab.